No mina hakkasin metsas käima juba 4-5-aastaselt. Meie korter oli vanas mõisamoonakate majas, nagu õpetajatele tookord neid anti ja kutsusime teda hundilaudaks, oli külm ja kõle, aga kohe uksest välja astudes mõne sammu järel jõudsin mõisaparki, mille järel tuli kohe ilus mets. Ja no ema võib-olla ei oleks mind nii väiksest peast lubanud, aga ema oli sel ajal ära Komi ANSV-s, ta oli poliitvang tollal ja me elasime isaga kahekesi. Ja isa ise oli küll kah õpetaja, spordi ja muusikamees, aga tegelikult oli ta ka väga suur looduse sõber ja jahimees ja toona jahimehed olid võib-olla rohkem looduse kaitseks väljas kui praegu väga häälekad looduse kaitsjad. Et me käisime isaga, suvel tegime kasevihtu ja lepavihtu ja talvel suuskadega viisime neid metsa kitsedele ja põtradele ja seal oli ka suur soolakamakas, mida nad lakkusid seal ja oma pead käimisel oli see võlu, et ma nägin kõike oma silmaga, mis muutus looduses. Kevad oli muidugi eriti ilus, sest no meie maja ees oli kohe lai jõepais väikese saarega ja kevaditi siis kudesid seal konnad, see oli nagu mootorratta armee oleks tulekul. Ja varsakabjad õitsesid ja no sinililledest rääkimata muidugi siis tulid ülased ja kullerkupud ja jaanililled ja niisugune väga õitsev lilleline elu oli. Seal pargis sai ka kogu aeg käidud, aga kõige rohkem meenub mulle üks kord, kui ma läksin üsna masendunud sinna parki jalutama, sest ma olin kuulnud, et tahetakse see park ja mets maha võtta, sest üleliiduline ökoplaan näeb ette rohkem karjamaade tootmist, et seal puude vahel oli halb loomi karjatada ja et siis jõe ääres oli kah niisugune karehein. Ja siis nõnda siis käis see jutt, et midagi ei saa teha, tollal ju rahva käest midagi ei küsitud. Ma olin just ülikooli lõpetanud ja kandsin oma esimest last. Hästi palju jalutasin seetõttu just metsas, mõtlesin, et tema tahab ka värsket õhku. Ja samal ajal vaatasin, kuidas rähn toksis seal vana kuuse peal ja kuidas varesed lendasid üle. Hakke oli ka meie kandis tollal palju. Ja mõtlesin sellele, et mis sest siis saab, nüüd kõik see ära kaob, mida peaks tegema. Ja samal ajal kumises mu peal Andres Valkoneni meloodia, millele ta ootas teksti. Tal teemat ei olnud ja äkki hakkas seda sama rähni vaadates mul kummitama siukene lause nagu las jääda ükski mets lindude jaoks alles. Ja see meloodia kumises edasi ja siis ma muidugi paberid, pliiatsid kaasas ei olnud. Ruttasin koju ja kirjutasingi selle teksti valmis ja Tõnis Mägi esituses see kõlab siiamaani. Mis aga oli kummaline, no isa oli mulle ikka öelnud, et metsaaldjad on olemas ja ma usun, et nad on olemas. Kui näiteks metsas ära eksid, siis tuleb müts teistpidi pöörata või jakk pahupidi pöörata. Metsaaldjad saavad aru, et sa tahad nüüd koju minna ja juhatavad sulle kodutee kätte. Mul paar korda nii juhtuski. Ja mis need metsaaldjad siis, ma ei tea, kas nad kuulsid seda laulu või mis, aga
igatahes jäi see plaan katki. Või siis muutusid need üleliidulised ökoplaanid kuidagi. Nii et park on siiamaani alles natuke võsastunud, aga ikkagi pärnad, vahtrad, saared, kõik on olemas. Ainult, et jõgi süvendati väikeseks kraaviks, ojaks, kaldad olid kogu aeg pidevalt kruusas, et nüüd hakkavad kinni kasvama ja kui ma olen nüüd mõelnud, et palju asju on muutunud siin uuel Eesti ajal, meie kandis ka ilusamaks ja paremaks ja küsisin Ääri-Veeri vallavanemalt, et kas äkki ei saaks jõepaisu ka taastada, et see oli iidne mõisa, üks ilusamaid osi. Ja siis selgus, et ei saa. Et see on liiga kallis ja liiga vaevanõudev. Ja siis ma mõtlesingi, et nii need inimeste asjad käivad, et hävitada ja lõhkuda ja kaotada. Seda me saame kiiresti ja ei mõtle selle peale, mis see maksma läheb, aga seda, et need uuesti taastada või rajada või midagi luua, see läheb kalliks ja võtab aega. See on kurb.